tere! Täna vaatame taimeehitust. Taimedel on kõikidel juured all. Juured on siin poti sees. Ja taime maapealsed osad koosnevad siis vartest ja varte küljes on lehed. Aga nüüd vaatame lähemalt siis taimevars, et siin on tegemist nüüd siis sidrunmelissi taimega, huulõieline, taimed jaotatakse sugukondadeks, kõik taimed kuuluvad mingisse sugukonda. Ja siis on huulõielised, sellepärast, et kõikidel huulõielistel taimedel on huuljas õis. Praegu me paraku seda ei näe, sellepärast, et ta on veel liiga noor selleks, et õitsema minna. Ja kõikidel huulõielistel taimedel on neljakandiline vars. Vaat see ongi nii huvitav asi, et neil on kõikidel neljakandiline vars, täpselt 4 kanti. Ja lisaks veel sellele on neil vastakud lehed. See tähendab, et varre pealt tulevad lehed sama koha pealt, sõlmekoht, seda nimetatakse sõlmekohaks, kust 2 lehte välja tulevad, ühelt poolt üks ja teiselt poolt teine. Ja nüüd on lehekaenal, seda nimetatakse lehekaenlaks. Siin on üks pungakene, aga nüüd sellest pungast näete, siit hakkab tulema pisitillukene uus võrse. Ta nagu haruneb siit, et taimed siis harunevad, jah. Ja siit on üks harunemise koht ja siit saab alguse uus võrse ja see hakkab siit niimoodi edasi kasvama. Siin on näha selle võrse peal juba on see uus võrse natukene pikem ja jälle tulevad vastakud lehed ühele poole ja teisele poole. Ja siin on leheroots, igal lehel on roots. Mõnedel taimedel rootsu ei ole, aga sellel taimel on kena pikk roots ja siis on leht. Näete, leht ise läheb, ta on siuksed hambulise servaga. Siis te võite ju vaadata lehte ka, et missuguse kujuga ta veel on. Siit tuleb pearood lehe keskelt. Siis lähevad külgrood kenasti, nii et see on üks selline ilus sulgroodne leht. Et lehe serv, siis võib veel lehte vaadata, missugune lehe alus on. Natukene on ta meenutab südant, aga hästi vähekese. Nii et siuke, las ta siis niimoodi olla. Ja siis on siin tipukene, see lehe tipukene tükib minema siia ilus selline, kas ta nüüd on kolmnurkne või mis kuju keegi näeb sealt, et või on lai ovaalne, nii võib ka öelda, ehk siis lai munajas, et munakuju öeldakse lehel, siis on ovaalne, aga siin on ta pigem alumine ots on hästi lai ja ülemine ots on selline kitsa, et pigem ta jääb siis selline kolmnurkne. Nüüd on veel, et see leht lõhnab ja lehel on karvakesed küljes, et kui mina siit praegu näperdan neid lehekesi, siis on tal siis need pisitillukesed karvad annavad natukene sellist lõhna, et siin on neid nimetatakse näärmekarvadeks ja see lõhn just tuleb lahti siis, kui seda puutuda. Muidu on lihtsalt niisama on, siis ta ei lõhna, aga huulõielised taimed ongi kõik sisaldavad mingisuguseid eeterlikke õlisid. Ja muidugi ka, et kui sai jutt, et ta on huulõieline taim ja taime nimi on sidrunmeliss, siis sugukond oli huulõielised ja ta kuulub perekonda melissi perekonda. Vastakud lehed kenasti, lehed on roots, ehk siis vastakud lehed tähendasid, tuleb sõlmekohast ühelt poolt ja teiselt poolt sama koha pealt. Aga need lehed asuvad veel iseenesest mitte ainult, et nad tulevad lihtsalt
üksteise peale, vaid vaadake, kui te siit vaatate, siis see leht, need alumised lähevad niipidi ja ülemised lähevad risti vastupidi. Miks taim sedasi teeb? Sellepärast, et ta saaks valgust ühtlaselt kasutada, et valgus langeks ühtlaselt kõikidele lehe osadele. Aga nüüd on sõlmekohad ja sõlmekohad on lehe kaenlast, tulevad siis uued pungad ehk siis uued võrsed, et seda juba enne ka mainisin. Ja nüüd siit saavad siis alguse jällegi külgvõrsed, näete jälle ja jälle niimoodi taim haruneb, kuni ta on siis harunenud selline suur ilus puhmik sellest taimest. Millalgi tulevad ka õied talle, kui ta natukene rohkem veel kasvab, siis siia ülemiste lehtede kaenaldesse tekivad siis õiepungad ka. Ja tekib siis selline pisikene õisiku moodi, liigiti on erinevalt ka huulõielistel, aga lehe kaenlasse siis tulevad õied ja siis on ka huuljad õied. Aga kui me nüüd maitsetaimeks kasvatame teda, siis vaevalt ta õitsema jõuab minnagi, sest me kogu aeg saame neid lehti ära võtta ja saab neid tee sisse panna või kuskile kaunistuseks. Aga veel, nüüd on kui me näiteks taime need külgvõrsed kasvavad natukene juba suuremaks, siis tahetakse teha temast pistikuid. Ta peab see peab veel natukene kasvama, et sellest pistik saada. Nii, ja kui me pistiku oleme ära võtnud, siis sellest lehekaenlast enam midagi ei kasva. Sest siis on ta vana, sest siis me oleme tast juba midagi ära võtnud ja rohkem sinna midagi asemele ei tule. Küll aga tuleb siis uuele pistikule, näete, siin on uus pistik, noor värske pistik, see on nagu teile juba räägitud, et missugused kujuga ta on, näete, ja siin on all juured, et juured tulevad sinna päris selle lõikekoha juurde. Nüüd on pistik juurdunud, see on noor pistik, noor taim. Ühel hetkel hakkab ta, kasvab siin kogu aeg, jah, need võrsekesed on ilusti rohelised ja need siin otsast pikenevad järjest. Juured, neid botaanikud nimetavad neid lisajuurteks, sellepärast, et nad ei ole seemnest tulnud, vaid nad on tulnud kuskilt mujalt, ehk siis taime varre pealt kasvanud juured. Sinna lõike koha peale tuleb korkude peale, ehk siis nagu kaitseb selle eest, et sinna igasugused pahad bakterid ja seened ei lähe sisse, et taim saaks haiget või mingisugune haigus saaks taime sisse minna. Ja need pisikitillukesed juured siin praegu nad on väikesed ja need omakorda veel harunevad ja seal on hästi väiksed, nii palja silmale nähtamatud, võib-olla siis luubiga näeb neid rohkem, on siis imijuured. Need on imijuured, on siis sellised siin juurte otstes, millega taim saabki vett ja toitaineid mullast kätte, mitte selle suure juurega, et see on toestuseks, et ta kenasti seal mullas püsti püsiks. Ja need imijuured on sellised juured, mis 2 minuti jooksul kuivavad ära. Seetõttu ei tohigi taimed olla mullast väljas, ehk siis taimejuured, mitte taimed ikka peavad olema, aga taimejuured ei tohi mullast väljas olla rohkem kui 2 minutit, et tuleb kohe nad ära istutada ja kui seda juhtub, siis tuleks vette panna natukene aega neid vees hoida, et ta saaks vett täis imada ja siis kohe maha istutada tagasi või potti istutada. Aga need on siis siit siis hakkab niimoodi see noor taimekene niimoodi kasvama, et botaanikud nimetavad siis neid varre peale tulevaid juuri lisajuurteks, aga need siis, mis seemnest tulevad, et need on siis taime päris juured. Kuigi ülesanne on täpselt seesama kõikidel, kõik need juured, ükskõik kas ta siis tuleb varre pealt või ta tuleb seemnest, on ülesandeks see toetada taim mulda ja võtta mullast toitaineid ja vett.